esimene ja teine kohtuniku lõuks. Kohtuniku nõue on kuni Kalameerika. Eesti
Eesti Võrkpalliföderatsioon autastab treenerit Andres Toomet. Ja võistkonna treenerit Tarmo Mäetik. Sama pingeta kui on saanud tänasel. Edu ja sportnike lahendus. Võistkonna kaptenid paluksid lõpetada protokolli ära enne suur pidu. Urmas Tiita ja Kristjan Kais palun kohtunike lauluga. Urmas Tiita palun. Urmas Tiita paluks kohtunike laulu juurde. Saali minek. Yes.
Sööta siis. Treener! Enne vaadake vasakule, siis paneme. Minema peale. Lähme. Jalast hea. Martin, ära siin kohalikke naisi filmi ja. Tuli puudus. Me tulime jaoki võistkonnaga tulime seekord. Naisi. Ma nii Nii, siit saame kohe ühe tooli, kellel puudub. Nii, mina ütleksin siis tere tulemast kunagisse Liivimaa kuningriigi pealinna Põltsamaale, sest me tõesti, ma ei saa seda ikkagi mainimata jätta, et me kunagi tõesti oleme Liivimaa kuningriigi pealinn olnud. See oli aastatel 1570 kuni 78 aastat. Ja valitsejaks oli siis Hertsog Magnus. Aga tänasel päeval te tulete Veini pealinna, sest tänavust suvest me tahaksime välja kuulutada Veini pealinna. Homme, kohe saavad Tallinna Tartu maantrid ja tulite praegu Tartust, eks ole. Natuke vara tulite, jah, jäime meie siltidega hiljaks, aga ei sest pole midagi, sõidate sealt mööda, küllap näete siis edaspidi. Paneme 2 poole sildid välja, üks siis Tartu poole ja teine Tallinna poole, kus siis on Veini pealinn, et Põltsamaa Veini pealinn ja Volbreööl, see on siis üle homme, avatakse siin Veini kelder meie lossihoovis. Nii et kui te olete nüüd ainult tänase päeva olete Põltsamaa? Ei tea midagi, vaata mina ka ei tea midagi. Nii, aga ma arvan, et te selle aja jooksul jõuate ka siis meie selles lossi varemetes ära käia. Need on tõepoolest niimoodi, et loss on ise varemetes, müürid on konserveeritud, aga seal on lossi oma ilusti korda tehtud ja seal on päris mitmeid hooneid. Praegu töötab seal muuseum, lossi restoran, restorani hoones on veel kondiitrid C, infopunkt, pank. Nii, ja siis alates ütleme 4 päevast hakkab olema seal ka Veini kelder ja Veini kelder on nüüd siis koostöös meie Põltsamaa firmaga Peeliksiga. Peeliksist te olete kindlasti kuulnud, tema ketšupid, muuseumi, kohe võib-olla natuke tutvustaksin veel Põltsamaa linna. Ta on üldiselt väike linn Kesk-Eestis, Mandri-Eesti keskpunktis praktiliselt, seda keskpunkti te teate, see on siis natukene maad, 7 kilomeetrit Põltsamaa linnast väljas Tallinna poole, on üks väike niisugune metsatupakene, seal on kivi ja seda loetakse Mandri-Eesti keskpunktis. Kuigi kui te sõidate edasi Järvamaa poole või Paidekandis, sinna on pandud see suur punane süda üles ja nemad nimetavad ennast Eesti südameks, aga ega mitte järele ei anna küll, nii et Eesti keskpunkt on ikkagi Põltsamaa ainult, küll mitte Põltsamaa linn. Elanikke on meil 5200, 5300, kuigi statistika andmete järgi loetakse meil, tähendab viimane rahvaloendus oli 89. aastal ja siis oli elanikke 5200. Ja nüüd sellele hakati kogu aeg sündisid surmasid juurde liikma ja lahutama ja sealt tuleb välja, et me rahvaarv oleks siis nende andmete alusel praegu ka alla 5000. Ja kuna Jõgevamaale on tänane päev väga tähtis päev, sest Vabariigi Valitsuse istungid toimuvad teisipäeviti. Ja tänasel päeval, tänasel teisipäeval on nüüd Jõgeva maakonnas, nii et kõik Vabariigi ministrid eesotsas peaministriga on praegu Jõgeva maavalitsuses. Ja siis olid need ministrid ära jaotatud niimoodi, et Põltsamaa piirkonnas oli neid 3. Oli Vare, Opman ja Ilves. Need hommikupoolani siis kõndisime ka Põltsamaa linnas, Põltsamaa vallas ja käisid vallas ringi. Ja siis oli ka sellest... Jaa, pudelitel võib kordi pealt ära võtta ja siit tiket-täket võib ka võtta, nii et need ei ole ainult vaatama, tegutsegi jõulist. Ja seal oli sellest, tähendab, Opmanil oli kohe küsimus sellest rahvastiku arvust, et tegelikult meie registriandmisel on ikkagi meil 5200 ja kui nemad arvestavad meid alla 5000, siis meie eelarvesse tulude poole peale jääb igal aastal peaaegu 700 000 riigipoolset dotatsiooni saamata. Ja me andsime selle kirja nüüd neile kaasa sinna Vabariigi Valitsusse ja ta ütles, et tema pole Põltsamaa poolsest pöördumisest mitte midagi teadnud, et nagu kõik peaks kombes olema, aga loodame siis vähemalt järgmiseks aastaks ja siduvalt saab.
nii, pindala, Põltsamaa linna pindala on 6 ruutkilomeetrit, nii et üldiselt väike linn Kesk-Eestis ja igasugust oma tavaliste igapäevaste muredega nii nagu igal pool mujal. Põltsamaal on 2 kooli, üks on algkool lasteaeda Asfalt Tõruke, kus käib siis 150 last lasteaia, 150 koolis ja teine on siis ühisgümnaasium 1050 õpilasega. Ümberkaudsetes valdades, ma jätsin enne mainimata, et tegelikult Põltsamaa linn on nüüd see süda siin, aga meie ümber on vallad, meie ümber on Põltsamaa vald Rõngas vallana ja nii nagu te olete raadios, televisioonis, ajakirjanduse andmetel kuulnud sellest haldusreformist, et ega me seda ei tea, kaua on seda Põltsamaa linna või kaua on seda Põltsamaa valda, millal nemad ühinevad, aga ma olen päris kindel, et küllap nad ükskord ühinevad. Ja sinna ühinemisse saab kindlasti olema haaratud ka Pajusi vald, osaliselt Pajusi vald. Millal see teoks saab, kas ta saab nüüd vabatahtlikult, see ühinemine on aastatel kuni 2003 ja kuni 2003 vabatahtlikult ühinetud ei ole ja kedagi peetakse riigipoolselt vajalikuks, siis pannakse sundühinemisse. Aga Põltsamaa linn ja Põltsamaa vald on sellest sundühinemisest väljas, seda millal juba teame, et meid ei sunnita. Kui me ikka ise ei taha, siis ei ühine ka. Aga kui sellest ühinemisest juba juttu oli, siis siin on ruutmeetreid umbes 350 ruuti seda pinda ja arvestatakse niimoodi, et iga ruutmeetri peale kolimisi rahassid on 5000 krooni. Nii et sellest siis lähtuvalt meil on võimalus saada kuni 2 miljonit, aga siis tavaliselt on see reeglite järgi nii, et kas antakse siis 60%, 80% ja 100% pole veel kunagi. Aga see tuli täna Ohtani jutust oli välja, tähendab vabariigi aastapäeva 22. veebruaril olid siis Põltsamaal kultuuriminister, haridusminister, keskkonnaminister ja peaminister. Ja nende visiidi eesmärgiks ja meie kutsumise eesmärgiks oli just see, et näidata neile seda värahoonet ja lossikompleksi. Nii ja 22. nad käisid siin ja 3. märtsil otsustati juba ära, et Põltsamas on 1,83 miljonit selle hoone tagastamise eest ja ühesõnaga lossi renoveerimise jaoks. See tegelikult on üpris väike summa sellepärast, et me oleme rehkendanud, et see värahoone ehitamine ja renoveerimine peaks maksma circa 10 miljonit või 12 miljonit. Et see on suure asja algus, aga me oleme ikkagi seda meelt, et kui asi on alustatud, küll aga seda just katuslähe saab lõpetatud kaasas. Ja see otsus tehti nagu väga kiiresti ära ja meil on selle hea meel, praegu me kuulutame välja vähempakkumise konkurssi, see summa on nii palju suur, et kes siis hakkab teda projekteerima ja kes saab siis ehitamist alustada. Praktiliselt selle rahast ei saa tõesti rohkem kui projekti ja oleks siis hea, kui ühesõnaga seinad saaksin kindlustatud ja võib-olla ka katuse kuidagi peale, aga rohkem küll mitte. Nii, aga peale selle, kui ma nüüd lossist hakkasin rääkima, on see suur lossihoone. Ma võin teile pilti rääkida, ma räägin üritustest ka, aga siin on... See on nüüd kirik, see on taastatud, aga see on see suur lossihoone ja sellele on nüüd arvestatud niimoodi Vabariigi Valitsuse otsusega ja ütleme meie Vabariigi Valitsuse kultuuripoliitikaga, et alates 2000. aastast peale Jaani kiriku konserveerimisstaatust antakse raha peale sellele lossi konserveerimiseks. Ja see konserveerimisprojekt näeb ette katuse peale, täielikult katuse peale ehitamist, seinte kindlustamist, lagede vahetalade paigaldamist, igasuguse rämpsuprahi välja vedamist ja katuse ehitatakse peale nii, et jäädavad mitte mingisugust toimitiskatust. Ja mõeldud on see selleks, et lossis edasi lagunema, maksumus oleks 7 miljonit. Nii, ja täna oli siis Ohtaniga oli sellest ka jutud, et see on otsustatud ja mida rutem nüüd Tartusse Jaani kirik valmis saab, seda kiiremini saame meie rahast keerata. Lamekatus. Lamekatus sellel ajal ei olnud ja siis need ei tasu ennast praegusel ajal ära. Aga nüüd ma rääkisin, et siin on see lossi restoran, siin on infopunkt, siin on kondiitrihoone ja need hooned on taastatud majandusühistu poolt, aga majandusühistu ei suutnud neid majandada ja möödunud aastal või möödunud suvel maikuusest kuni jõuludeni seisis lossi restorani osa, et tegelikult see nurga taha hästi ei paista. See restoran oli suletud ja nüüd jõuludest uuesti avati, uus omanik on üks ehitusfirma, ta ostis selle ära, ostis mingi lepingu praktiliselt praeguseks sõlmimata, aga küllalt ära ostata. Ja see siis seal majandab. Ma arvan, et seal oli majandamiseks, et oli viga, et miks ei suudetud seal hakkama saada.
nii, ja kui ma nüüd lossist veel üldse räägin, siis ühesõnaga see on nüüd siis selline koht. 5 aastat tagasi üks ehitusmaterjalide ladustamise ja pravivoog ja 5 aastat tagasi kevadel võtsime käsile. Ausalt ütles ka linnavalitsuse eestvedamisel, me tegime selle lossijoogi korda juba 1. aastal ja siis hakkasid toimuma seal ka üritused. Ja nüüd on seal siis lava ehitatud. See lava on tegelikult küll niimoodi, et nagu nööbile rinsak õmbamine tuleb iga kord, kui kontserdid tuleb jälle on vaja lava suuremaks ehitada ja tänavast oleme sama probleemi ees. Nii, ja suvi otsa on seal siis mingisugused üritused ja nüüd ma jagaksin teile ka siis Põltsamaa linna suveürituste kava. Te olete siis selles kõik Tartu poisid või Tartu kandi poisid? Kus on Põltsamaa Mõhklas ka? Mõhklas ka. Missugune see Mõhkla poiss on? Ma üritaks üle bussidel siis rahvast ära, aga see on ikkagi 3 kilomeetri kaugusel, et kui me oleme siin Tallinnas kevadisi seminare teinud, siis tihti peale öeldakse, et meil Põllude koolis on tingimused olemas, saab ööbida, on olemas konverents. Me oleme ja me peamegi minema. Põltsamaal veel oli üks teieealine küllaltki andekas noor võrkpallipoiss, Rivo Realdi, kes aga selleks, et edasi hästi mängida, peab olema natuke tahtejõud iseloomu. Sellel poisil vahepeal jäi sellest puudu ja... siin linnavalitsusest, kes need on seal? Kes? Aga ei Sootsis, sealt tagasi tuli. No tegelikult see mitte tahtejõu poolest, seal olid muud jagurid ja vigurid mängus. Tõid meile seda humanitaarabi, aga nüüd ma ütlen, et me Andres Toomet ei ole märkilist üle, poisid on kõik kohal. Ja järgmisele sõna tegevkäinud Andres. Tere! Nimi on siis Ando Jutk ja esimese kokkupuutud võrkpalliga olid siis Väino Kreimani pooleks ja esimeseks treeneriks pean siis Toivo Uus. Nimi Jaanliikme võrkpalli hakkasin mängima Paides ja siis viimased aastad siis Tartus ülikoolis Tarmo Väänade juhtimisel. Nimi Raivas on sündinud Paides, võrkpalli hakkasin mängima Tõrvas, oli kuskil 10-aastane. Esimesed sammud võrkpalli maastikul tegin omaenda initsiatiivile algatusel, mida soovitan ka tänastele noortele. Ja hiljem oli siis võimalus juba ülikoolis kätte proovida Tarmo Väänade juhendamisel ja sellel aastal siis ka Andres Toomet. Võrkpalliga esimest kokkupuutud olid kodukandis Viljandimaal, jätkasin Tallinnas spordigümnaasiumis ja nüüd 6 aastat olen Tartus Tarmo Väänade määril ja vahepeal ka enne Viljandis Ülovares olen pärast seda jääda Tartus.
Mina olen Priit Võlma, alustasin võrkpalli mängimist Langus, edasi läksin Tartu spordikooli, olen jäänud siiamaani Tartuga mängima. Veiko Länder, mängimisega alustasin Türgise Kuressaares ja siis ülikooli ja eelmist aastast mängin Tartus. Praegu jään lugupeetud võrkpalliklubid, kellel on küsimus? Oota, ma mäletan siis, see on meil meetriga olnud. Kõik kogu aeg olete nüüd magab. Я думал, что волейбол уже в Эстонии умер. Oi, see ei ole 200. Потому что а у нас по Эстонии играют. Все мы были рысаками. Это был военным летчиком. Сторожем. Что делать? Жизнь такая закручивает. Ясно. Я смотрю, такие высокие парни. Либо баскетбол, либо баскетбол точно. Ну, мы там немножко в армии играли, волейбол. Said ülesse? Nii ja uni oli või? Madis? jah, oli jah. Kiire teha. Tule nüüd! Sain üles, tulge siin! Käbe, noh! Kurat, sa lakust pea ei kanna või? Kas sa ei tea, et... Tere Kaise! Ta on omale viinakompressi sisemist teinud. Pane riidesse sina! Las ta filmib, noh! See kaptenis väike jäädvustus ka. Ai, tuul lööb see maha, kui sa kähku riidesse ei pane ennast. Ära sa sitakoti aadu siit. Las ta olla oma kuradi kaamera. Aha, kõiki neid ju. Tee nüüd midagi, noh. Ma lähen magama ühesse. Mine! Ära sa poissi. Ma kutsun Eiki siia, las tema äretab. Aeg läheb, Kais. Mine putsi sina. Tõstame sitakoti aadu sinna. Davai. Kurat, te olete ohtlikud kõik nii võrguni mõttena. Ära mõtle selle peale. Rannas mängist läks. Kuule, ühe game'i tegin veel väiksega. Ole vaja. Ampullid ette panna või? Päris aus oleks. Mina, Priit ja Tarmo poiss hakkasime läbi praegu vast sellest asjast. Teised jääksid küll piiri taha. Tuul ka? Oota, teil passid on kaasas mehed või? Ai, kurat. Ja õige, Vene sõjavägi vastas. Piiri kontroll, jah? Õige, jah. Kuradi, sa oled ikka pulli. Mul ei ole viisat, Mis sa Olavi jamad? Seda ma juba küsisin ennem, mina ka ei tea, et ma liiva käinud ja teab sealt saab.
mingi vahepeal, ei taha? Mulle praegu ei taha. Ei taha? pärast ei saa enam. Ta ei saa isegi kõrvale vaadata, ainult ette niimoodi. Vajake, ära kummarda nii palju, ära kummarda. Ära nii tee, kuule nagu. Küll Villu ära koristab õhtu. Villu on topeltpalgata ära kõik värgid. Villu, kus see Red Mixer on? Taga või? Oi juba. Taga kuskil järjest. Tahad seda veikot, nii aeglaselt pea liigutada. Aga võta longerit, mis seda Red Mixerit on? Jaa, võtame longeri. On sul see uus longer kaasas või? Ma ei tea. Võib-olla on ikka. Proovi, ma ei tea. Villu on ära. Anna ringiga. Kuulus ka ikka. Kuulema. Anna pudeliga. Võta vist seda soojendust maha, veiks hakkab kurat ossele. Miks ülevalt õhkuvad? Ta võtab ülevalt seda katust lappida. Jah, see viinais on kuradi eesist takast tuleb. Algupärane 70. Oi, kurat. Kõigile. Assa raisk vaata. See küll ei ole kõige pilt. Selles tees oli. Kuule, aitab küll. Polisi ärge roogi all. Ma Jossi tõmbale. Ja Intsu ikka magab, jah? Ei maga. Ta oleks peaaegu saanud. Fjodor, aga ärge Viljem üles. Fjodor on välja. See on meil uus sillius. Ma otsin ka massi peale. Mustutta valgus. Just soojalt saabus meie faksimasinast õnnesoov ja seda Meile tuleb näed hästi palju. Bingo! Lember! Sulle mingi imed, tüdrukud vaatavad. Siia priideid ja kuigad oma kõik jooged. Kui ma olin nätsukorgis, siis oleks meelest ära käib siin punni peale. Ei olnud niimoodi nii. Õistele peaks patenti ära võtma. Ise tagasi tuleb kudel. Lemberi, kuule. Lemberi, helistame Kuressaarde. Tasjaan tuleb vastu meile. Sanga. Hamburgeri putt. Me käime pissil ära, siis saad jälle see kahtust sööma minna. Kus me oleme praegu? Anname ülaselt talle parem. Siin põllu peal küll. Ja siis rohelist. Vaata kui vaikne mees on. Enne 10. Oi, tüdrukute kuradi niuke kuradi moositaja. Oli lubab maad ilma. Indrek ütleb selle päevus jutuma, et kõik magasid siis, kui ma tegusid tegin. Väga õige. Sina maga ja siis magad, kui kuradi jutume, et tegusid teevad. Sinu tegu on hamburgeri söömine, kurat. Ma just tahtsin öelda, et Indrek võitis Eesti meistrit, tead, mis ta tüdrukule ütles või? Nii viga Olete koju minnes või? On väga edasi. Võtsin tüdrukule. Lähe minu poole. Ma ei taha tulla. Tellisime takso vastu. Okei, mis sa siis tahad? Odan minna ühikasse. Kas ma võin ka tulla või? No tule. Aga takso oli raha ja mine, ma pole jalgsi. Kas oli niimoodi või? Läks, mina tean. Täpselt nii oli, jah. Hamburgi juurde läks. Ei olnud nii või? Neid tüdrukud rääkisid mulle või? sul on ikka väga tihti niisuguseid asju. Mul esimene kurss on kohe jahutas. Ainult meie peks on esimene samm, teine samm, kolmas samm, eks. Ma küsin Raimond, kes ütleb, kui palju katet on. Tuled siia Soome, seal tuled siia. Meie alati no Veiko on nägu rõõmsam juba natuke, jah? Sanga muidugi paneme üldse mingi liikuma sunnib. Isiklikumad küsimused. Või 100 päeva kohe.